kuidas sünnib riik. Kui lihtsalt öelda, siis riigi sünd on sarnane naisega, kes kannab endas elu. Seetõttu on olemas eelfaas riigil ja tuleb faas, mida kõik näevad. Aga riigi eelfaasis hakatakse rääkima siis, kui kõik on korda läinud, kui riik on sündinud või on sündinud uus inimene. Me räägime riigi sünnist, siis me räägime 3 tunnusest, riigi territooriumist, riigi rahvast ja reaalsest võimust, mis suudab riiki teostada. Kui me räägime Eesti riigist, sest seetõttu on ülioluline meenutada 12. aprilli 1917, kui Eesti sai oma tulevase riigi territooriumi, on põhjust rääkida 28. novembrist 1917, kui Maanõukogu kuulutas ennast kõrgemaks võimuks ja kindlasti tuleb rääkida 23. veebruarist 1918, kui Pärnus deklareeriti Eesti Vabariigi sündi. 24. veebruaril 2018 rõõmustame me koos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul ja siin tasub rõõmustada koos teiste Euroopa rahvastega, kelle riigid on sama vanad kui Eesti Vabariik.